Tere Nils! Tere Valdek! Sul oli näitus A-galeriis mõnda aega tagasi nüüd. Räägime natukene sellest näitusest ja siis räägime võib-olla natukene ka üldisemalt sellest, kuidas sa loomingusse suhtud. Et alustaksime äkki sellest konkreetsest A-galerii seifis olnud näitusekesest, kus sul olid siis väljas sellised rauast standardmaterjalid ja üks minu meelest kõige suurem sõrmus, mis ma kunagi näinud olen. Ja siis veel mõned seppised, et mis sul selline nii-öelda keskne või läbi mõte seal oli? Jah, olen ka suuremaid sõrmuseid näinud, et tegelikult küsimus on selles, et mida me sõrmuseks peame, et selle siis tegi sõrmuseks, tegi see, et seal on kivi, on seal küll otsa pandud, aga esmalt tänud A-galeriile ja Sillele kutsumast Šeifi, et ma polnud varem kunagi ise nagu seal Šeifis üksi nagu seda näitust teinud, et erakordselt tegelikult põnev ruum on see siuke rauast kast ja tegelikult, kui nüüd aus olla, siis see mõte lahendada see näitus siis sellisena, nagu ta välja kukkus seal, tegelikult oli siis alles kuskil 1,5 kuud ennem avamist, et ennem seda ma nagu töötasin üldse muud asjade kallal, et töötasin võib-olla endale nagu tavapärasemate nagu materjalide ja tehnoloogiatega nagu või skaaladega, ütleme nii, mõõtkavadega, aga siis mingi hetk ma nagu kuidagi mängisin kõik ümber, et valisin siis väga sellise raske ja suure materjali, ja otsustasingi tehagi nagu suuremat nagu tööd või suuremat mastaapi, et mis selle taga on, ma ei tea, kõik seal oli kindlasti ka, ma nagu tundsin, et ma vajan midagi uut ja seda ma olen nagu oma töös ka nagu varem teinud, et mingi hetk, kui ma näen, et hakkab nagu pinge ära kaduma kuidagi, et siis ma toon mängu midagi teistmoodi, midagi uut on ja siis läbi selle ma leian tagasi uuesti mingi pinge või jõu, et selle asjaga tegeleda, et ju siis oli vaja midagi teisiti või midagi uut nagu sisse tuua. Et oli väikest nii-öelda sellist taashäälestust või? Jaa. Mõttelist resetti. Et kui sa nagu iseenesest neid, räägi natukene nii-öelda tööprotsessi lahti, et kui sa mingisuguseid, kas siis seppiseid või skulptuure või mingid, meil on ka ehteid müügil sinult kaasa arvatud siis seal mõned sellised väga intrigeerivad söögiristad. Et kui sa neid teed, kui palju sa nagu kulutad siis sellele nii-öelda mõttetööle või kui palju sa usaldad siis seda, mis nagu käest tuleb või et see on rohkem see nii-öelda protsess ise, mis nagu selle lõpliku nagu nii-öelda teosa valmis teeb? Lõppkokkuvõttes on ju, mõttetöö käib justkui kogu aeg, on ju, et näed asju unes isegi ja mõtted on ju ootamatutel hetkedel nende peale, aga lõpuks ikkagi see, mis nagu töökojas valmib, et see valmib ikkagi läbi mingisuguse nagu katsetuste ja tegemiste, et siin on ka mõned nagu maketid, on ju, mis osaliselt on küll tegelikult hoopis hiljem sündinud, et katsetada mingeid mõtteid, aga töömaterjalis on ikkagi siuke nagu midagi, mis kuulub nagu töökoja maailmasse ja sellega on nagu. Kas sulle meeldib rohkem nii-öelda mõtled ja lähed kohe raua kallale või oled sa selline, kes natukene ka joonistab või visandab või kuidas sul see? Ma ei ole väga ammu nagu joonistanud või visandanud midagi, mis ma materjalist teen, sellepärast mulle nagu tundub, et see nagu need maailmad ühilduvad keeruliselt, et mulle nagu ennemini mulle sobib nagu võtta nagu tükk materjali ja siis teha sellega kohe midagi, panna ta selle mingisuguse, teha siis nagu makett on ju, et nagu kolmemõõtmelised objektid, et üleüldse nagu ehe on ka nagu kolmemõõtmeline objekt, ta on nagu omamoodi, kõik on skulptuur, et skulptuur on nagu nii nagu metsiku vormiga, et seda nagu kujutada nagu paberil nagu ilma maketeerimata, et on väga keeruline, et sa pead olema suurepärane joonistaja või siis sa saad nagu visandada, aga selleks, et nagu mõista päriselt on ju seda vormi või mingit, siis pead ikka seda nagu läbi tegema. Kahest mõõtmest jääb tihti peale väheks natuke. Jääb väheks, jah. Minu meelest siis, kui ma EKA-sse sisse astusin, siis oli väike vestlus meil sel teemal, et mis see monumentaalkunst on muud kui nagu ehte kunst lihtsalt teises skaalas.
et selles näituses mulle tundus, et oli sul ka selline nii-öelda skaaladega mängimine, et see sama sõrmus ja need, kuidas sa neid üldsegi kutsud? Kas neil on nii-öelda nimed või? Need on moodulid. Moodulid, jah. Et see on nagu modulaarsus on see võti. Et selles suhtes mina nagu, mulle meeldib olla vahel nagu kuskil vahemaailmas alati oma tegemistega, et eks ka sellepärast, see oli ka siis ka üks põhjus, miks ka A-galeriisse ma otsustasin teha ka kuskil suuri töid, sest see on, A-galerii on ehte galerii ja just siis jälle vastukaaluks nagu sellele ehte maailmale siis tuua sinna ka midagi nagu suurt ja mul oli kogu aeg siis ka nagu mõttes, et ma teen ühe ehte. Ja mõtlesin, et ma teen ühe brossi ja panen selle sinna seina peale, aga lõpuks ka ma selle ehte tegin ka sellest samast nagu suurest materjalist, et see ka nagu siis muutus nagu osa nagu selleks maailmaks, sellest nagu suurema või kuidas seda siis öeldagi, sest ma ei taha nagu nimetada asju skulptuurideks või eheteks või objektideks, et ta siis ta kohe nagu haakub mingisuguse kindla nagu viisiga on ju, kuidas seda käsitleda, aga samas on nagu tore nagu mängida nagu teadlikult nagu nende maailmate vahel kuskil, et Sepp on ka omamoodi ju, sa oledki, et kuhu sa üldse asetud on ju tänapäeval oma tegemistega, et sa oledki nagu siuke mingi vahemees kuskil või vahendaja. Ja. Kas sulle meeldib teha pigem praktilisi asju või pigem kasutatud asju? Väike kõrvalepõige. Ja mulle väga meeldib teha praktilisi asju, mida ma saan kasutada. Ka nagu Sepp teeb ka palju tööriistad teeb endale ja see on üldse, ja ka teistel on suurepärane tunne teha midagi, mida kellelgi päriselt vaja läheb, et see on alati võimalus, et nagu selles, Sepikoda on väga nagu funktsionaalne koht ja raud on ülimalt funktsionaalne materjal, et alati on ka võimalus kellelegi muruniidukit keevitada, on ju, kui see katki läheb, on ju, ja siis teine inimene on ülirõõmus selle üle, on ju, sest tal on nagu päriselt vaja seda, et sul on nagu võimalus, on nagu võimalus olla inimestele nagu abiks, on ju, et see on mingisugune väljendus või eneseteostus on ju, et sa ju teed midagi, ilma milleta ei saa, on ju ka. Et nagu, kui sa nagu, kui oled kunstnikega, siis sa ju ei saa sellest nagu üle ega ümber, on ju, selle oled lõpuni välja ja et ükskõik, kuidas sa üritad, võid neid muruniidukaid keevitada, kui kaua tahad, aga. Jah. Üks väike küsimus veel või õigemini seos, mis mul endal veel tekkis, oli see, et sul sellel näitusel olid siuksed nii-öelda rauast palgid, nii-öelda standardmaterjal, nagu seda kutsutakse. Et kuidas sinu nagu tunnetus või kuidas sinu tunded on seoses nagu selle nii-öelda standardiseerimisega ja standardiseerimisest tulenema võib-olla sellise nii-öelda kaasaegse koopiapõhise eluviisiga versus siis selline nii-öelda päriselt käsitsi tehtud nagu plastiliin või vormitud mass? Nojah, et seal on, tegelikult see on jälle mingi väga pikk teema, et siin võiks väga pikalt seda lahata, aga seal on nagu, sepatöö iseenesest on, ta hästi ei sobitu, on ju, sellesse nagu ülistandardiseeritud metallimaailma, et nagu metallitööd, teadupärast metallimaailmas on millimeeter on siis nagu see, millega mõõdetakse ja siis veel sealt siis veel väiksemates ühikutes. Aga sepatöös juba, et kuidas ma mõõdan oma löögijõudu, on ju, et mitu kohvi ma hommikul jõin või mitu kotletti lõunaks sõin, et kui palju mul siis nagu, kui tugev on ju siis see mingi deformatsioon oli, et nad nagu ei sobitu mõnes mõttes kokku, eks sellepärast on ka nagu seppadel tänapäeval keeruline nagu kuskile jalga võib-olla ukse vahele saada, sellepärast, et see tehtu on nagu keeruliselt mõõdetav. Aga mille pärast ka see materjali valik sinna näitusele oli selline, tegelikult üks põhjus on seal veel, et ma hiljaaegu ma kolisin oma töökoda, et mul on üle 10 aasta olin tegelikult vanades rongidepoodes ja ka Vana-Raua platsi kõrval vahet, kus ma siis tegelikult
kõik põhimõtteliselt oma materjali, mis ma olen kasutanud, lihtsalt tõingi nagu prügihunnikust, on ju, mis on kokku kogutud leidmaterjal, jah. Aga siin, kus ma olen, mul nagu seda vanarauaplatsi ei ole ja siis ma mõtlesin ka, et ma mängin nagu rohkem reeglite järgi ja ostan siis nagu raualaost, täpselt siis valin välja materjali ja siis sellega töötan. Ja miks ka see palgid ehk siis nagu profiili tükid on ju, et miks need tükid ka seal siis neid nii palju oli, et üks on see, et ongi nagu kujunduslik element, aga lisaks ka see, et kui ma tahan osta mingit materjali, siis põhimõtteliselt miinimumkogus nagu on 6 meetrit on ju, ja siis ka sellisel 100x100 millimeetrit 40 täismaterjalil on see miinimumkogus 6 meetrit, 6 meetrit ja see kaalub juba pool tonni. Ja see ongi nagu kõige väiksem kogus, mis ma nagu justkui saangi teda osta, on ju. Sellise nagu soodsa hinnaga vähemalt. Ja siis ongi ma selle kogu materjali siis põhimõtteliselt tõin ka siis sinna galeriisse ausalt välja, et on nagu, et midagi ei ole kuhugi peidetud või kadunud, et lõpuks ma tegelikult, mul oli ka kokku korjatud ka nagu kogu nagu raualaast, mis tuli siis saagimisest, materjali saagimisest ja puurimisest, et see on ka, seda on mingi 2 suurt ämbritäit nagu, et see on ka mul tegelikult alles, et ma vahepeal mõtlesin, ma toon sellega galeriisse, et siis on nagu kõik. Mõnes mõttes oli siis ka selline natuke nagu roheline statement, et midagi ei lähe raisku, et toome kõik nagu esile nii, nagu nad on. Noh, sellest nagu roheline või mitte, et sellest ma olen nagu väga kokkuhoidlik, mul on nagu mul on nagu Mulgimaalt pärit ja ma ei tea, kas ma sellepärast, ma vast käin mööda Sepikoda korjan mingi millimeetrise rauatükki üles ja viskan selle vana raua ämbrisse, mitte ma ei pühi seda kuhugi prügisse. Et see on nagu, et seal on mingi lugupidamine selle materjali vastu, on ju. Ja teiseks on ka see siukene nagu läbi selle toimingu mingi maailma korrastav mõju, on ju, et Sul on muidu meil galeriis kah müügil, eks ju, aga et see muuhulgas ka mul kodus, sul on igasuguseid kelmikaid, söögiriistasid. Räägi, miks sulle nii meeldib söögiriistasid teha? No vat, jah. Et mul on siin ka üks, et selles mõttes on nagu... Jällegi skaala, eks ju? Jällegi skaala, et see on nüüd kõige suurem nagu lusikas, mis ma olen teinud mutrivõtmest. Aga see on tegelikult, ma olen ka sellega tegelenud juba tegelikult üle 10 aasta ma olen neid teinud ja see sai alguse tegelikult üldse ühest nagu koostööprojektist ühe Hollandi kuraatoriga, kes siis korraldas siis selliseid õhtusööke, kus inimesed ostsid pileti ja siis nad said siis kunstnike tehtud siis vahenditega nagu seal ka süüa, saada seda kogemust, et saada nagu toidukogemus ja saada nagu kogemus mingist objektist, et see oli siis see, miks ma neid tegema hakkasin ja aga see on nagu hiljem muutus nagu mingiks omaette nagu projektiks täiesti, et ma neid nagu mutrivõtmetest olen teinud, ma arvan 100 ikkagi ja ongi, kui ma kuskilt leidsin, ma lihtsalt tõin nad nagu Sepikotta ja siiamaani mul on ka tegelikult poolik partii on kapis ootamas, et vahest ka, kui pole nagu midagi parasjagu mingit muud projekti pole käsil, on ju, siis sain lihtsalt võtta mutrivõtmed ja teha neist siis lüüa nad lusikaks. Lusikaks, jah. Et omamoodi niisugune nagu sürrealistlik asi on see. Mis järgmisena? On sul miskit nüüd nähtavat plaanis veel või kuidas, mis tulevik toob? Kui kaugele sa tulevikku üldse ette mõtled? Tulevikku võib mõelda, aga elul on alati mingid omad plaanid, on ju, et peab olema nagu valmidust nagu neid plaane muuta, et muidugi mul on mingid plaanid, mingid mõtted, on ju, mida ma tahan realiseerida, aga ma katsun alati ka olla nagu valmis neid plaane nagu muutma, et kui midagi tuleb vahele või midagi või vastavalt olukorrale, et aga hetkel, mis nagu põleb või mis nagu põletab, mis rahu ei anna, ongi tegelikult selle sama A-galerii näituse nagu mingi jätk, et tegelikult seda samma nagu lähenemist nagu sellele materjalile edasi arendada. Kuule, aitäh sulle! Tänud, et võtsid aega.
jääme ootama siis neid edasiarendusi. aitäh.